Tere tulemast kuulama Tarkpead taskus podcasti järjekordset episoodi. Meil on täna külas Indrek Põldvee. Tere Indrek. Tere Mikko. Sa oled tavaliselt harjunud olema minu pool lauda või minu asemel saatejuhina. Kuidas seal külalise rollis on? Kuule, ma ütlen niimoodi, et mul võttis pool aastat aega või isegi natuke rohkem, et enda nagu häälega ära, kui podcasti alustasin, vaata. Et see võtab aega, on ju, aga sa muutud nagu seal, kuidas võtan, harjud ära selle rolliga. Ja nüüd tegelikult ise külalisena käia on ka, et on ära harjunud sellepärast, et neid saated on nii palju juba selja taga, vaata. Ja see mugavus, see nagu mikri taga on väga siuke chill juba. Ja neid lugusid, mida rääkida on nii palju, vaata. Et siis täitsa okei on juba. Et siis kui ma alustasin, väga imelik. Nüüd on suht ükskõik. Kuule, aga sa eile andsid mulle hea mõte, et me oleme siin oma saates tavaliselt teinud introsi inimestele ja siis sa eile ütlesid, et sina teed hoopis teismoodi. Sa küsid kohe inimesi käest, et millega ta tegeleb, et siis näha, et mida ta siis välja toob. Nüüd ma küsin sinu käest ka, millega sa tegeled. Jaa, et see on juba raske küsimus tegelikult. Ma ise ka nagu, ma kardan seda küsimust kogu aeg, et millega ma täpselt tegelen, et tegevusi on väga, väga mitmeid, on ju, et ka mis ma olengi õppinud oma külalistelt, et panen eri kategooriatesse. Et kui ma võtan nagu töökategooria, siis ma hetkel nagu olen ettevõtluslainele, et olen ettevõtja. Kui ma jälle panen perelainele, siis ongi, et praegult on mul üks pisike tütar, mis nii pisike tagant saab 9 juba, et väga, väga suur, et proovin tema nagu kasvamisest nagu mingit rolli mängida. Ja aidata ja siis nagu elu mõte on, mis ma olen ise endale hetkel nagu välja selgida, miks ma midagi teen, on, et teisi nagu inspireerida ja teisi nagu aidata, et see on nagu kõik minu nii ettevõtlus kui kõik muud asjad on nagu seotud sellega, et mis on see väärtus, mis ma loon, et kui ma peaksin täna nagu trolli alla või bussi alla jääma, et ma olen väga morbiidne see, siis mis on see, mis minust järgi jääb. Ja ma olen nagu, see on mul hästi kaua aega võtnud, aga see on see nagu mindset, mis ma praegult nagu olen endal nagu sisse nagu juurutanud ja proovin seda väärtust luua. Ja siis teiste ellu, kas siis läbi podcastide, kas siis läbi ettevõtluse või mingi muu tegevuse. Et ma ei tea, kas sa nüüd said sellele endale küsimusele ka mingisugust vastust. Natukene, aga mis sulle enda kõige tähtsam on? Hetkel on, no vaat see on jälle töö ja eraelu, on ju, et kui ma võtan nüüd puhtalt tööelu, et siis tegelikult see oma ettevõtte nüüd rajamine, et meil eelmine startup, mis seal oli, see oli ka siuke üles alla mägedega kogu aeg oli siuke ebakindlust väga palju, mis on seda ebakindlust siiamaani, aga nüüd kui seda startup enam ei ole, et see sai maha müüdud, siis nüüd olen otsustanud, et alustan nagu uue ettevõttega ja ma ka rääkisin oma coachiga umbes sellest, et kuna ma teen seda saadet, hakkame tegutsema ja kõike sükest ma teen ettevõtjatega ja ma tean, et keegi teine väljaspoolt mulle seda surunud ei ole, aga kuna ma seda saadet teen, mul on tunne, et ma olen pannud ennast nagu ettevõtja rolli, et ma ei tohi palgatööle minna. Et kuna ma sükest saadet teen, et siis ma olen nagu süke, et kõik nagu ootavad, et ma oleks ka nagu edukas ettevõtja või midagi sükest, aga see on ootused, mis ma ise endale nagu sees panen ja keegi mulle seda öelnud ei ole, aga ma nagu tunnen, et ma peaks olema ja sükest on ju. Ja siis ongi, et olen võtnud selle ettevõtja rolli jälle, proovin uut ettevõtet teha ja mul on 3 kuud aega, et saad saada maksvaid klienti, kui ei ole, siis paistab, siis on palgatöö, kõige lihtsam on Eestis tänapäeval minna Bolt taksojuhiks, et vähemalt on mingid arved makstud ja siis selle kaudu juba nagu mingi tööle leida, et ma olen selline, kuidas ma ütlen, riske nagu. Minu meelest, kas sa mitte ise ei ole öelnud, et ettevõtlus ja ettevõtlikkus on 2 täiesti erinevat asja, et minu meelest su saade ongi sellest ettevõtlikkusest, et see ei tähenda ilmtingimata, et see peab olema ettevõtja. Et tegema oma ettevõtet, looma selles mõttes oma ettevõttega mingit väärtust, et tähtis on just see ettevõtlikkus. Jaa, ei tegelikult see on väga point, ma pole selle peale ise nagu nii... Sa ise ütlesid seda, minu meelest ma olen sinu saates kuulnud seda. Jaa, ma olen väga palju seda öelnud, aga ise ma ei kuule ennast ju, et selle mõttes, et väga hea tähelepanek, et selle mõttes on tõsiselt hea tähelepanek, ma selle nurgalt väga palju ei ole mõnudki, et selle mõttes on nagu väga tähele, aga no see ongi jälle uus ettevõtlikkuse nii-öelda samm on tehtud, vaata. Et, aga see on väga hea point, seda oleks mul pidanud 6 aega tagasi ütlema keegi.
Hiljaks sai meid. ei, aga selle mõttes see tuleb õigel ajal siis, kui vaja on, vaata. Et selle mõttes mul on, see on väga, ma ütlen jälle, see on tõsiselt hea point. Mul nüüd peas see nagu jääbki meelde ja see, aga see jälle näitab seda, et kui, noh, me ei oska iseendasse vaadata, vaata. Ma olen seda viimased 2 aastat teinud, saadet, kõik küsivad, miks sa teed, ongi ettevõtlikust teistest nagu, et ei pea olema ettevõtja. Ja näe, ma iseendale umbes, et ma tunnen, ma pean olema umbes ettevõtja, aga tegelikult see ongi nagu väga õige, et tegelikult ma olengi ettevõtlik. Ja mis vahet seal on, kas ma teen, kas ma olen tööl või niimoodi on ju, et ma iseenda juhiseid järgi. Ja ma arvan, see on nagu hästi paljudel, ma kujutan ette. See on päris raske. See on tõesti raske, vaata teoorias on kõik tugevad, on ju. Et noh, ma ise enda pealt näen ka. Aga noh, vaata aja jooksul või aastatega sa oled ikkagi piisavalt palju enda kohta teada saanud ja sa tunnetad ära selle, et sul on mingi põhimõte ja kui sa lähed enda põhimõttega vastuollu, et siis sul kuidagi lööb mingi pirni põlema, siis nagu tõmbab stopi peale, mõtledki, oota, Mikko, nüüd mõtle natukene. Et see läheb sinu põhimõtete või väärtustega vastuollu, et nüüd on aeg midagi muuta. Ei, see on väga hea ja just need taipamisi on vaja ja no vaata, sa ei oleks seda ütelnud, seda ettevõttes, kus ma oleks jälle välja toonud seda, et kuule, ma rääkisin coachile sükest asja, mis ma ongi, et asjadest peab rääkima, mitte iseenda sees hoidma ja mida rohkem inimestega sa räägid, seda rohkem sulle seda tagasisidet ka tuleb ja loomulikult mul on, ma ei saa öelda, et mul on häbi või mul on midagi see, et näe, ma ise räägin, ise nagu selle nagu takistuse taha jäin. Aga selle näitab, mina ka eksin ja ma eksin kogu aeg, vaata, aga see minu arust on täiesti normaalne ja sellised taipamised on minu meelest äärmiselt olulised. Et aitäh, et seda tähelepanu sellele nagu tõid. Et see on nagu väga vinge. Võta jääks. Super, noh. Kuule, aga rääkimisest rääkides, naljakas sõna. Aga meil eile oli siuke huvitav kogemus. Circling. Ja siis, kui me eile mõlemad kodu poole kõndisime, siis me arutasime seda, et täna peaks sellest rääkima. Et nüüd on öö möödas. Mis kogemus sul oli eile? Et ma natukene panen seda konteksti juurde, et mis see circling ja see, et ma ise kuulsin, kui Alar Ojastu käis mul nagu saates on ju, ja ta rääkis sellest circlingist, mis see on ja niimoodi, ja tema tõi seda, et meil kõigil on sellised maskid ees ja erinevad rollid, et kui ma olen tööl, siis ma ütlen ühte asja ja käitun ühtemoodi, kui ma olen kodus, siis ma olen ühtemoodi ja niimoodi, kui ma olen sõpradega, siis ma olen niimoodi, et kogu aeg on need maskid ja need maskid ei näita nagu tõelist sind, et kogu aeg me peame mõtlema, mis see roll ja kuidas nagu käituda ja mida öelda ja kuidas öelda, et no, see on hästi oluline loomulikult, et see taktitunded ja kõik niimoodi olema, aga noh, Alar ütles, et tema on väsinud sellest ja ta lihtsalt tahab inimestega rääkida nagu ausalt. Et täpselt see, mida ta tunneb, vaata. Tal on see staatus ka, olgem ausad nagu. Absoluutselt. Et mõtle, kui sa mõtled ka Alar Ojastu peale, sa nagu juba peas lood mingisuguse kuvandi temast ja siis automaatselt ongi, et ta peab vastama sellele kuvandile. Ehk ta peab olema tugev, ta on leadershipi coach, ta peab ise olema kõva juht, on ju, lead by example, tugev alati, mis iganes. Ja kõik peab ideaalne ja kõik sükest olema, aga ta ka hästi rääkis, tal oli ka kõik metsas ja süke, et aga nüüd on jälle üles töötanud ja kõik on nagu väga super ja siis ta rääkis sellest circlingust ja mis see on siis nagu aususe ringi, inimesed räägivadki ausalt, mis nad tunnevad ja mis tal sees on ja kuidas käituda ja kui ta rääkis sellest, siis mul tekkis ka, et okei, see on huvitav, tuleb minna, aga ma ei kujutanud ette, et kuidas see täpselt välja näed või mis see on, et ja eile siis oligi nagu Mikkoga meil esimest korda, kui me nagu seal nagu olime, et esiteks see, et hästi palju tuttavaid nägusi oli kohe, mis oli nagu väga üllatav ja siuke tore on ju, 15 inimest või midagi siukest on ju. Ja kogu see kogemus, kuidas ma ütlen, nagu ma ka seal ütlesin, see on hästi veider, hästi segadust tekitav nii-öelda, sest ma ka täna nagu siin Mikkole enne ütlesin, et ongi siuke tunne on nagu, et inimesed väljendavad enda neid tundeid ja käitumist ja siukest, et see on nagu nii ebanormaalselt nagu minu jaoks nagu esimesed need, et siuke, et kuidas nii ausalt või no ma ei tea, kas ausalt pigem on see, et kas ta päriselt ka nagu väljendavad seda nagu ausalt või nad nagu mängivadki siukest, et see loogiline ajupool hakkab nagu töötama, et kuule, kas päriselt nii ka või. Aga samas, mida rohkem see nagu edasi läheb ja mida rohkem nüüd ongi see, et siis me olemegi terve elu harjunud sellega, et ma ise nagu enda peas siis mõtlen nagu, et
meil on need maskid ja asjad ees, et me ei teagi, mis see tõde on. Et see, et selline ring, kus ainult tõde ja ausust räägitakse, ongi alguses väga veider ja väga selline imelik ja vastutust, sükest hakkad küsimusi küsima, kas ikka päriselt ka inimesed niimoodi mõtlevad või nad mängivad seda, aga see on loogiline, sellepärast, et me ei ole ennem esimest korda elus, kui nagu nii ausalt inimesed ennast avasid ja rääkisid seda, mida nad tunnevad ja tegid seda siiralt, vaata. Et mida rohkem sa teed, seda rohkem sa harjud, vaata sellega. Täpselt samamoodi nagu minul läks podcasti iseenda kuulamise ja sellega läks üle poole aasta aega, et mul oli ka see, et mu hääl on jube ja kohutav ja mulle ei meeldi seda. Aga sa harjud ära, kui sa teed seda pidevalt, vaata. Ja ma arvan, selle aususe circlinga täpselt samamoodi ja vabastama mõnes mõttes nagu, mina ise tunnen kuidagi nagu, et öeldagi inimesi, kuule, ma ei kujuta ette, kuidas ongi sellest nagu, nagu sinuga praegu siin, et kuule, ma tunnen, et mul on nagu väga nagu mõnus olla ja nagu väga nagu hea rääkida, vaata sinuga, et ma päriselt ka tunnen seda ja niimoodi hakata ka inimestele rääkima. Mõtle, kui sa töö juures lähed, et ülemuse juurde. Tead, ma tunnen, et see, mis sa räägid, tekitab minus viha ja raevu ja mulle ei meeldi see. Ja ma ei tea, ja selle mõte, kui sa neid asju ütled, et ei ole umbes teisest nagu ebameeldivat tunnet tekitada, vaid lihtsalt ausalt oma tunnetest rääkida, et panna need välja, mitte jätta need sisse endale, nagu mina niimoodi aru saan. Et see oleks nagu päris nagu friiki värk nagu, aga see on minu nagu mõtteprotsessi, kuidas nagu käinud, ma ei tea, kuidas sul endal nagu tunne on. Minu jaoks oligi näiteks see, et ausus on üks asi, on ju. Teine on see, et kas inimesed, kellega sa aus oled, on valmis seda ausust vastu võtma. Ja sellises grupis seal teha on ju, inimesed on tulnud sinna, et olla aus. Aga minna siis reaalsesse maailma on ju, astuda sealt circlingu uksest välja ja rääkida inimestega, kes ei tea sellest midagi, kelle jaoks ausus on midagi müstilist on ju kuskil, mis hõljub kuskil ringi, aga et mida sa tead, et see on olemas, aga sa ei tunne seda kogu aeg on ju. Et kuidas sellises olukorras käituda. Ja just head sa selle mingi ülemuse näite teid, ma ise mõtlesin ka oma peas automaatselt, et huvitav, mis tunne on öelda, näiteks ülemus tuleb sul käest midagi paluma ja siis ütled talle, et kuule, et ma ei viitsi siin praegu kuulata. Ma tunnen, et ma ei jaksa siin praegu kuulata, et äkki me teeme seda natuke hiljem. Ja. Ja siis kujutad seda pilti ette, mis näoga inimesed sind vaatavad, on ju. Et see on ikka päris huvitav. Et see on väga ehmatav ja samas hirmutav, aga ongi, vaata, ma leiangi, et seda ei saa teha niimoodi, et kuna ma nüüd tänasest hakkan kõigile niimoodi ausalt nagu paugutama, on ju, et see mõnes mõttes ongi see, et sa pead taktitundelist olema. Aga ma just mõtlen seda, et näiteks ma tundsin ka väga palju hirmu, et see, mis ma räägin, kes seda kuulata tahavad ja kas see on nagu õige asi, mida rääkida ja samas nagu ka hirmu niimoodi, et või häbitunnet, et ma kõike ei julge ikka rääkida, et mis mul nagu ikka nagu sees on või niimoodi või et uued inimesed ja kõik niimoodi, et kas ma ikka kõike julgen rääkida, et ikkagi see hirmutunne ja kõik see ja kes ma päriselt olen ja kuidas niimoodi, et see on asi, millega peab nagu ennem nagu tööd tegema, et ma olengi see podcasting ongi minu jaoks nagu nii palju andnud just seda, et ma olen kaotanud päris palju filtreid. Et ma julgen nagu väga paljudest asjadest rääkida, mul oli väga suur häbi ja kõik tunded, et kui me startupi tegime, läbi põlemised asjad, inimesed mu ümber, kõigil on uhked karjäärid, majad, kõik need, mul ei ole on ja kõike sükest, mul oli väga suur häbi vaata ja kõik need on ju, et sellest kõigest rääkida läks mul mitu aastat aega vaata. Miks sul häbi oli? Sellepärast, et ma ei saanud hakkama oma eluga, oli mul tunne. Et mul ei ole uhket autot, mul ei ole korralikku korterit, kõike sükest asja mis kasu minust on, vaata. See uhke auto ja kogu see oli siis nagu oluline sulle? Ja. Sel hetkel? Finants ja kogu see, et siiamaani või? Mingis mõttes ikka jah, et osaliselt on, aga just see, kuidas kindlus tunne vaata, et mul oligi, kui startupi teed on ju, iga poole aasta tagant ma kolisin kogu aeg väiksemasse korterisse vaata ja suvel edasin suvilas on ju, kõik siuksed, et võimalikult vähe nagu kulutada, mis vähemalt kulutada, mul ei olnudki midagi kulutada, vaata, alustame sellest, et ja kogu see teema on ju, et startup nagu töötas, aga me olime ka nagu hästi konservatiivselt iga raha ja kõigega, et sellepärast oli ikka nagu päris nagu keeruline periood ja siis oligi see mindset oli väga vale ja loomulikult ju vanemad ja terve ühiskond nõuab sulle, et sul oleks ju rahaliselt oleks ikkagi mida uhkem auto ja mida uhkem see, seda paremini sul läheb, on ju, keegi ei tea, mis seal fassaadi taga on, aga kõik tahavad seda välimist edu näha ja seda ei olnud, seda siiamaani ei ole,
ja siis noh, ise oled ka katki, mõtled, et kas ma nüüd ei saa hakkama või olengi sihuke ühiskonnale kahju, pole vaja ühiskonnas vaata ja sihuke, no siuksed mõtted tulevad. Et see on nagu hästi ja see on läbipõlemine ja kõik need asjad, et see kõik koos, et see on nagu hästi tume nii-öelda maa, kuhu minna ja sattuda ja sellest välja tulla on äärmiselt keeruline. Ma olin arvates mingi 3-4 aastat nagu selles mindsetis. Mul oli sama. Ma olin, põhimõtteliselt ma olen kuskil 3-4 depressiooni läbi teinud ja see oli ka, sa olid selles rattas sees, ei saanud sellest rattast välja. Et lihtsalt oligi, et mingi hetk läks nagu tunne paremaks, et siis sul oli justkui tunne, et ma sain sellest välja. Aga sa ei võtnud arvesse, et elu ongi siuke nagu sinusoid on ju, käib üles alla kogu aeg, Ameerika mäed ja siis jälle vajusid kuskil alla tagasi. Aga vaata, pluss on jälle see, et sa nagu õppisid endaga tegelema, on ju. Sa lihtsalt said aru, et kui okei, mingi probleem on, nüüd on vaja see probleem lahendada. Ja kuidas seda teha, on ju. Ja minu jaoks oli psühhoteraapia näiteks. No jälle, tänases ühiskonnas selline machokultuur, nagu meil on, et see, sellest ei räägita väga palju, on ju. Et praegu aina rohkem ja rohkem iga päev sa kuulad, on ju, et inimesed räägivad vaimsetest muredest, vaimsetest probleemidest, kuidas sellega peaks tegelema juba koolis, on ju, kooli kiusamised, mis iganes. Aga siuke mingi 5 aastat tagasi veel räägiti vähe, on ju. Ja kui sa julgesid tunnistada, et sul mingi probleem oli, sa olid juba nõrk inimene. Automaatselt sa olid nõrk inimene. Läbikukkund ja kõik need, mis need vahel tuuakse. Ma just täna hommiku tegelikult kuulasin lõpuni Tim Ferrise viimase podcasti, et tal on seal üks Navy Seal on ja nad räägivad ka sellest vaimsest ja nagu ma ka eile mulle väga nagu seal öeldakse nagu hullult hästi, et depressiooni ei huvita, kui rikas, vaene, edukas, mitte edukas oled, et absoluutselt teda ei koti, see lihtsalt tuleb ja see tuleb kõikidel inimestel mingis perioodis, et see lihtsalt on osa elust nagu praegult ja nad väga avatult rääkisid seal ja Tim Ferris andis ise nagu hullult head nagu sellised, nad töötab ka minu jaoks, et sellised väiksed nagu sammud, mida sa saad teha, et depressiooni tuleks, et üks on see, et ära isoleeri ennast ühiskonnast, et ole mingi grupp inimeste ja kui sul ei ole neid gruppi inimesi, siis pane ennast kirja mingisugustele, kas siis laulukursustele, tantsukursustele või mis iganes on ja maksa ette ära juba, mingi 6 aega ette ära see nii-öelda programm on ju, et sa pead käima inimestega koos käima ja aega veetma. See on raskem loobuda ka. Jaa, täpselt. Ja sa tunned ennast sitasti, kui sa nagu ei lähe vaata, sa raiskad raha, sa maksad mingi 30 eurot või 40 eurot maksad ära, sul on mingi 3 korda, 4 korda, mis iganes, mitu korda sa käid, on ju, sul 6 on ju. Ja sa oled selle raha ära maksad, sa oled investeeringu ära teinud, et siis mine kohale vaata. Ja just siis, kui sa teed selle rahalise commitmenti, vaat siis on see, et kui sa on tasuta, siis on väga lihtne seda ära jätta. Aga ja just selliseid nagu väikseid nagu, kuidas ütlen, teetakistusi ise endale panna, et sa pead need ületama ja laulmine oli ühes teises saates ka hästi äge, et seal toodi välja, et ongi, et laulmine tekitab hästi palju positiivseid emotsioone, et kui sa lähed, sa ju laulad, see on ju lõbus, see on ju hea, see on ju nagu ja Eesti rahvas, laulva revolutsioon ja kõik need on ju, et kui sa isegi lähed ja kõige paremad öeldest on need grupi laulukoorid, 2 korda 6 või 3 korda 6 või mis iganes ja sa tuled ära sealt, sa saad ainult positiivseid emotsioone. Sa ei saa sealt negatiivseid emotsioone, kui sa on nagu siuke hästi teed ja need emotsioonid veavad sind 2-3 päeva veel järjest nagu seda positiivse selle õhinguga edasi, et ja see on nii tugev jõud, mis tegelikult sa annab juurde ja eriti kui sul ongi kõik nagu halvad päevad või niimoodi, siis jälle on siuke hea koht, kus minna ja ennast välja nagu elada ja saad nagu siukest positiivset tagasi. Et ma arvan, et see on nii oluline. Ja väga paljud inimesed on üksikud lihtsalt. Tegelikult on, me lihtsalt ei tunnista seda. Mulle meeldib täiega see, mis mul mingi Jim Carrey see quote on meeles, et ma soovin, et kõik inimesed oleks rikkaks, et saada aru, et raha ei tee õnnelikuks. Ja. See on jälle teine pool on see, et kellega ma rääkisin, et see, vaata, mis ongi see finantsturvatunne jälle peab olema. Ma ütlen, et see raha ei tee õnnelikuks, aga ma olen ise selle all kogu aeg ja praegu on ka, ma tean, et mul on 3 kuud, kui ma 3 kuud ei leia nagu õige kliente ja ei saa maksvaid kliente ja korralikku, siis ma ei suudagi üüri või seda üüri ja asju neid maksta, et see tunne on väga-väga ebameeldiv ja see nagu takistab ka nagu tegutsemist, sellepärast sa jääd sellesse mõttesse nagu kinni, et kurat, et kuidas ma ikka saan need asjad ära või nüüd, kui
mingi asi juhtub, et mul ei ole raha, et seda ära likvideerida ja teha, et kus ma selle saan ja mida, noh, et sul on kogu aeg see ja see mõte, aga kui sul on mingi 2 või 3 aasta sihuke sääst olemas, et sa ei pea muretsema selle pärast või sul on nagu see on hoopis teine tunne. Ja siis loomulikult, siis vahet ei ole, kas sul on natuke rohkem või natuke vähem, vahet ei ole, kui sul on vähemalt mingi 2-3 aasta selline puhver olemas, sa tead, et kõik läheb ja sul on nagu olukord kindel, siis ma ka ei näe, et mingisugust nagu probleemi on. Aga see teine pool, et kui sul ei ole seda finantskindlust seal taga, et see on nagu mina arvan, et äärmiselt oluline. Et selle siis ei saa öelda, et raha ei tee õnneks, teeb küll. Teeb ikka väga õnnelikuks. Kui keegi mulle praegu annaks 1 000 000 €, see teeks mind väga-väga õnneliks, sest ma tean täpselt, mida sellega teha. Et jaa, ta on ajutine pigem. Aga ta aitab mind sellest nagu olukorrast hetkel välja, et ma ei pea muretsema, et okei, kas ma 3 kuu pärast olen Bolti taksojuht või ma saan seda teha, mis mulle meeldib, vaata. See on ikka väga suur vahe, vaata. Aga see jälle, et seda raha ei ole, sa paned mind rohkem nagu tegutsema jälle, vaata. Ja samas, mis mulle see startupi kogemus nagu andis, ma sain seda teada, et kui vähe mul tegelikult vaja on. Et mul tõesti ei ole midagi nagu, mul ei ole vaja mingit flashi, mingit uhket autot ja ei, täiesti ükskõik. Ja sellepärast ma ütlesingi see, mis alguses ütlesin, millega ma tegelen niimoodi, et ma olen sellest aru saanud, et see, mis minust järgi jääb, see on kõige olulisem. Ja mulle meeldib, ja meid mäletatakse täpselt nii kaua, kuni järgmine inimene, kes meist räägib. Ja nüüd ongi see, et kas see generatsioon kestab sul 100 aastat või see ongi see, et kui sul on laps ja sinu laps räägib sellest, aga peale sinu last mitte keegi teine ei tea sind, on ju, siis sa suredki, siis sa oled täiesti läinud, vaata. Ja nagu minu mõte on just see, et ma tahan oma eluajal midagi sükest teha, et me mäletatakse generatsioonidega. Et ma ei tea, mis see veel on, ma ei tea, kuidas see välja paistab. Ja see on üks põhjus, mis ka podcasti tegin. Et see jääb igaveseks internetti. Et ma arvatavasti, kui need ettevõtted ja need lähevad mul piisavalt mõistlikult, siis ma mõtlen ka niimoodi, et ma teen serveri, kus mul need saated on üleval, maksan mingisugune mõneks aastaks ette ära ja ma tean, et kui ma siit ilmast olen näinud, et need maksed lähevad edasi, vaata, et nad on saate saadavad ja ma proovin oma saateid ka teha ajatuid. Et nad oleksid ükskõik, kas sa kuulad praegu või sa kuulad 5 aasta pärast, seal on ikka mingisugused asju, mida nagu kaasa võtta. Et see on ka üks väga suur põhjus. No, ma olen ütleme, et sinu podcasti kuulanud juba alates sellest, kui mina veel ShipItWise olin, ja siis kui sa tegema hakkasid neid. Et tegelikult, ja miks mulle endale meeldib pigem teha selliseid võib-olla filosoofilisi saateid pigem ja rääkida sellistest väärtustest ja põhimõtetest, need ongi sellised aegumatud, need ei muutu. No, kui ma räägin täna sulle sotsmeediast ja mis on täna kuumad trendid turul, siis läheb 5 aastat mööda ja unustatud. Ja see on nii, sa vaatad ikka, et see on ajalugu, et vaatad kalendriga neid asju. Et selles mõttes, jah. Oota, kas ma circlingust läksin väga sujuvalt läksin üle. Oota, mis on sinu nagu mõtted veel sellest oli? Mõtlengi. Et ütleme, et see kõlama jäigi see eilne tagasiside, mis ma andsin ka, et midagi uut revolutsioonilist ma sealt väga ei saanud, tundsin ennast alguses suhteliselt nagu eemal olevana. Sa olid seal pundis, sa vaatasid, kuidas inimesed räägivad oma tunnetest, oma kogemustest ja sellest aususest, et mida nad siis mingisugusel hetkel tunnevad ja kogevad ja mida kellegi öeldu, kuidas neid mõjutus on. Ja siis ma istun seal mingi 1,5 tundi, ma arvan, me 2 olime seal 2 kõige väiksemat inimest. Et lihtsalt proovid mõelda ja aru saada ja proovid nagu kohal olla. Mina näiteks oligi, mul on täiesti, ma olen siuke iseloomutüübilt hästi flegmaatiline ja melanhoolne, siukene pigem introvertne tüüp on. Ja ma ei ole suuremas osas väga emotsionaalne. Et siis mul ongi nagu raske emotsiooni kaasa võtta kuskile sellistesse kohtadesse. Et siis mul oligi see minu see emotsionaalne pool, ma ei tea, kas jäi siia kontorisse või kuskile. Aga ma läksin siis sinna circlingusse ainult oma selle ratsionaalse sõbraga. Ja siis ma lihtsalt vaatasin neid inimesi, analüüsisin, mida nad räägivad, kuidas nad räägivad, siis mõtlesin huvitav, mis karakterit nad esindavad.
no vot, me hakkame nagu skeptiliselt hakkab see aju tööle, et ongi, kas see nagu, ongi, keda nad esindavad, vaata. Aga äkki nad esindavad päris iseennast, vaata, ja see on minu meelest nagu hästi huvitav, et ma olengi ise täitsa see päris ja minu jaoks oli see ka keeruline, et kes, aga vaata selleks ongi, et seda teha, pead siis teadma, kes sa oled. Praegu ka, no. Mul pole õnne näemegi, kes ma olen. Aga siis minu jaoks oligi nagu süke psühhotroopne, psühhodeelne selline teater. Ma lihtsalt vaatasin, kuidas inimesed nagu kehaliselt kuidagi liigutasid seal. Üks inimene oli kuskil põranda peal värises, tegi mingeid imelikke liigutusi. Ja lihtsalt vaatasidki seda, aga ei mingit emotsiooni. Vaata, meil grupis oligi sellised olukordi, kus üks inimene jagas oma mõtet ja keegi hakkas selle peale nutma, et tal nagu trigerdas see midagi, kas oma lapsepõlvest või kust iganes tuli tal mingi asi meelde ja siis hakkas ka nutma. Üks inimene vaatas mulle otsa, hakkas nutma. Aga mul oli nagu vastupidi, ma ei suutnud nagu midagi tagasi anda. Ma lihtsalt vaatasin neid inimesi, mul oli sees, oli täielik tühjus, ma ei tundnud mitte midagi. Ja päris huvitav oli, et võitsidki nagu täiesti kainelt ja ratsionaalselt. Esimene tunne tekkis siis sisse, kui siis minu käest küsitigi, et mida sina tunned või nagu räägi, et mida sa koged. Ja siis see oli nagu esimene kord, kus siis tekkis mingisugune emotsioon nagu sisse. Et tundsid, et keha läheb natuke kuumaks, et sinu peal oli see tähelepanu. Et see oli nagu koht, kus sa pidid nagu rääkima, et sul ei olnud nagu otseselt võimalik, tegelikult ma ei saa öelda, et ei olnud võimalik vait olla, et see on ikkagi sinu valik seal rääkida. Sa ütled, et sa ei soovi vastata, ongi kõik, mis on jumala fine jälle. Ja see ongi see, et see toodi ka välja, et sa ei peagi alati vastama. Tõsi? Et vastad siis, kui sa tunned midagi. Aga siis ma tulistasin ka ausalt välja, et kuule, et ma ei tunne midagi ja mul nagu puudub hetkel siin igasugune empaatia, et ma vaatan teid siin nagu emotsioone välja elamas ja ma ei tunne nagu midagi, et ma olen täiesti apaatne. Et siis ma nägin, et see mõnda inimest solvas, aga siis, kui ma rääkisin nagu juurde, seletasin neid tagamaid võib-olla, et siis kuidagi läks nagu, mul on tunne, et läks nagu lihtsamaks inimestel või said nagu aru, et ja kus juures see oligi nagu selle circlingu lõpuks mul kinnistuski see mõte, mida ma tegelikult olen juba natuke varasemalt aru saanud. Et kui sa oled inimestega aus ja räägid, isegi kui see situatsioon, mida sa seletad inimesele, teisele inimesele, on nagu ebameeldiv või kui see inimene on teinud midagi ebameeldivat sinu jaoks, aga kui sa räägid läbi oma sende tunnete, siis seda on oluliselt lihtsam vastu võtta kui see, et ma ütlen lihtsalt Indrek, sa oled täielik jobuna. Sest mõttetu venna. Mida sa teed? Aga kui sa räägid seda läbi oma tunnet, mida see sinu eksistents... Ma tunnen, et sa oled jobu. Et mida see sinu eksistents nagu teeb, kuidas ta mind mõjutab, et siis see on kuidagi... Ma lihtsalt näen, et seda on inimlikult palju lihtsam vastu võtta. Et sa näedki ära, et kuidas me üksteist nagu mõjutame. Et see, kui ma ütlen sulle, et sa oled jobu, ma annan hinnanguid. Aga kui ma räägin, et ma tunnen, et selline käitumine tekitab minus ühte või teist emotsiooni, siis see on kuidagi palju sükene värvikam, konkreetsem selgitus kogu sellel olukorral. See on väga huvitav ja ma arvan, et esiteks seda nagu seal jälle grupis öelda, et kuule, et ma ei tunne mitte midagi, ma olen nagu nothing, et seda tunnustada või seda nagu öelda välja, see on väga julge tegu tegelikult. Mina nagu ei oleks julgenud nagu võib-olla isegi nagu niimoodi nagu öelda ja paljud ei oleks, et ma arvan, et samas see jälle näitab seda, et see on väga, väga äge, kui inimesed niimoodi ütlevad, vaata. Ja ma arvan, see täitsa fine, et sa ei tunne midagi ja see, et mõnda inimesse nagu, jälle ongi see, et mõned võtavad isiklikult ja mõned ei võta, vaata. Aga ongi, see tuleb jälle ära harjuda, vaata. Ma arvan, et need, kes on juba mitmeid kordi seal käinud, neil oli täitsa, okei, selge, fine, jumala prosta värk, ja ma arvan, et see on jumala õige see ja ma arvan, et need avastamised ongi nagu sellised huvitavad, mul on tunne, aga kus nagu väljaspool seda circlingut nagu ei ole väga palju kohti, kus sa saad niimoodi tegelikult ju öelda ja teha ja mul tundub. No kodus, täpselt, mul vähemalt, aga see oleneb selles mõttes, et vaata, ma enne rääkisime ka, et ausus on selline asi, mida inimesed vahel ei ole nõus vastu võtma. Mitte ei ole nõus, tegelikult jah, ühtepidi nad ei ole nõus vastu võtma, teises mõttes, et ongi nad ei ole valmis vastu võtma. Et see, mis sa ütled, see ei pruugi neile meeldida, et see riivab ego, teeb sinna sisse suure augu, mis iganes.
et aga ma näiteks enda puhul, miks ma seda oluliseks pean, seda ausust, on see, et ma olen tähele pannud, et mul on niisugused mingid kurgu-tšakra probleemid tekivad. Et mul on tihtipeale mingid asjad mind hullult häirivad, aga millegipärast ei räägi nendest. Ja siis ma tunnen lihtsalt, kuidas mul kogu see kurk läheb paista. Keha hakkab vastu reageerima sellele, et ta tunneb, et seda, mida sa sisimas nagu, et sa nagu räägid, ei ole tõsi, ta ei lähe sinu põhimõtetega kokku ja näitab seda välja, mis on väga tugev indikaator ma ise nagu, et see jälle näitab, et kui nagu kooskõlas siis endaga oled ju, et mis on päris vägev ju. Ja see ongi, vaata, kogu energia koguneb siia kurku, ja sul tekib siuke nagu mingi oksereflekseks, et see on siuke päris huvitav tunne. Ja seda veel mitu korda seal Circlingus nagu räägiti, et kes tundsid nagu, et kuulge, mul on siuke okse tunne ja siuke, kui sa siukust asja räägid, et tekib siuke ja niimoodi ja päris võimas on tegelikult see, et sa saad neid asju välja öelda, et tegelikult on ta ju nagu päris vabastav. Et mõtle, ma kujutan ette ka, et sõpradega välja siis ütled, kuule, ma praegu tunnen, et see, mis te räägite, see ajab täiesti nagu oksele. Et loomulikult on solvav, aga samas jälle, kui nad teavad, et see tuleb ausust või nagu, see ajab mul siuke imelik tunne, et sellest räägitakse, et see lihtsalt tundub, et ei puuduta mind ja niimoodi. Ja täna hommikul ma olin Kalarannas, võtsin päikest ja kirjutasin asju ja siis sinna juurde tuli mingid tüübid on ju ja seda hakkavad sellist juttu ajama, et sai öö läbi joodud ja lähevad ujuma, teevad õlled jälle lahti kella 10-11 ajal. Ja siis tekkis minust tunne, et ma ei taha olla siin nagu ligidal ja kuulata ja panin klapid pähe ja kuulan oma asja ja tunnen, et ma ei taha olla siukest inimestega ümbritsetud, vaata. Et tekkisid ka need nagu tunded ja ma sain aru, et ja siis tekkis küsimus, et kumb on hullem, kas eluaeg üksi olla või eluaeg kellegagi koos, kes on vale inimene? See oli küsimus või retooriline küsimus? See on küsimus. Ma ise hakkasin peas mõtlema, et kumb on tegelikult hullem. Ma arvan, et olla koos kellegi, kes ei ole sulle sobilik. Mulle üksi hullult meeldib olla, et ma ilmselt ei ole väga õige. See on inimestest ka, ma mõtlesin ka, aga ma mõtlesin, ma olen kurat, ma olen parem iga ka nagu ise üksi kui see, et sul on inimene, kes ütleb, kuule, sa ei oska, sa ei tea, lähme joome, lähme teeme. Et see keskkond mõjutab meid nii palju, vaata, kus me oleme ja teeme, ja üksi juures sa võid leida väga õigeid inimesi ja kes aitavad sind ja sa võid ükskõik mida nagu teha, aga samas me oleme ikkagi seltskonna inimesed kõik, et ühiskond on ikkagi sellest loodud, meil on community't ja meil on ühiskonda nagu vaja, et see on ka number 1 põhjus, miks inimesed elavad kõige kauem, on need, et neil on see ühiskond on ümber, kes aitab neil tunda, et nad on väärtuslikud, et seda on nagu vaja. No see on meie põhivajadus ju inimesele. See rääkimine, see kogukonna tunne, kuuluvustunne, see on meie sükene, ongi põhivajadus, põhiinstinkt. Üks mu lemmikraamatuid, see Homo sapiens, Yuval Harari oma, seal ju rääkis ka, et tegelikult meie liigiliselt Homo sapiens ei ole kõige kiirem, nad ei ole kõige tugevamad, nad ei ole kõige suuremad, nad ei ole kõige targemad. Aga mis meil oli nagu selline suurepärane omadus, oli see, et me suutsime moodustada inimgruppe. Ehk siis ongi olla sotsiaalne ja moodustada neid kogukondasid ja suuri kommuune, sest kõik need neandertaalased ja need tüübid nokitsesid ise oma mingite marjade, seente ja kivikestega. Aga meie lihtsalt suutsime moodustada suuremaid gruppe ja moodustada sõjavägesid ja selliseid jahipunte ja ühesõnaga teha teistele tuul alla. Ja see on jälle väga näide see, et ükskõik mida sa teed teistega koos. Üksi sa saad kiiresti, aga koos saad kaugele. Et see on nagu hullutu äge. Et näiteks üks asi, ma kuulasin Džingis Khani nagu elulugu ja seal raamatus oli ka nagu hästi, see tüüp oli ka ikka nagu geniaalne, et kuidas ta kõiki asju tegi ja sealt saab nii palju asju üle tuua ja üks asi mulle meeldis, kui ta alati vallutas uusi linnu siis, et armee oli tal nii suur ja siis tahtis, et need mongolid tema, et kõik uus sõjavägi, mis ta võttis endaga kaasa, et nad jälgisid samad reeglid nagu tema olemasolev ja kui see oli juba nii suur, et ta suutnud kontrollida, siis ta tegi niimoodi, et ta tegi sajased jaod ja siis need sajased jaod tegi 10 puntideks ja need 10 puntid
pidi niimoodi olema, seal pidi olema 3 mongolit ja siis ülejäänud olid erinevad inimesed, vaata. Ja point oli see, et see on see keskkond, mis sa lood ise endale jälle. Kui sul seal grupis olid need mongolid, kes nagu seda 10 gruppi punti nagu teid ja õpetasid teistele ka seda, nende reegleid, siis hakkasid ülejäänud ka nagu käituma samamoodi. Ja siuksed sajased pundid ja ta lõi selle keskkonna uutele nagu sõduritele, mis on see õige keskkond, mida ta tahab, et teised nagu teeksid. Et see oli nagu üks siuke nagu vingemaid asju ja siis ta leiutas ka selle, et meedia, et ta alati temast räägiti kui nagu see, kes ta põletab ja tapab kõik inimesed, miljonid inimesed ära, kui ta võttis mingi suure linna, tegelikult ei teinud seda, aga ta tahtis, et teised räägivad temast seda. Sellepärast see hirmutamistaktika, et paljud linnad andsidki ennem juba alla, et üldse ei hakanudki üldse temaga sõdima, sest eelnevatest linnadest tulid inimesed, kes ütlesid, et kuulge, see vend on täiesti hullu, et see ei tasu üldse hakata javama, on ju. Ja siis toitumine oli ka siuke hästi huvitav, et nad 3-4 päeva need nii-öelda mongolid, kes siis nad ei söönud ja nad sõid ainult seda low carb high fat'i nii põhimõtteliselt, et ongi, et sõid rasvaseid toite, looduslikku toite ja ülejäänud aja keha paastus. Ehk siis ma eeldan, ja intermittent fastingut ja ta oli ketogeense seisundis, mul on tunne nagu siuke nagu, et kui siuke asi huvitab, siis Siim Land on Eestis nagu kõige tugevam isik ja no mitte ainult Eestis, vaid ta on juba rahvusvaheliselt üks kõige nagu nõutumaid inimesi nagu selles valdkonnas ja ta räägib. Raamatut ka tal on 11 raamatut. Midagi sükest. Et ta on Amazonis number 1 ja see, et see on hull vend nagu kõige paremas mõttes ja noh, sealt raamatust nagu tuligi siuksed nagu hästi ägedaid noppe, mis see tüüp ikka nagu tegi, see, kuidas ta vallutas ja mis ta teed, see on juba, noh, see on teine teema, et ma nagu sinna ei lähe, aga lihtsalt need meetodid, mis ta kasutas, olid põhimõtteliselt samad, mis me saame tänapäeva konteksti nagu tuua, et mitte kui see hirmutamise, aga see, kuidas see keskkonna lood ja see, et see toitumine ja kõik need asjad ja ta oli hästi efektiivne, nad võitsid hästi palju võitlusi ja nad pidasid kaua vastu ja kõik need, et see oli ka nagu siuke silmi avastav asi, et ajalugu on põnev. Aga see hirmutamine tegelikult on täna, terrorism on samamoodi. Kui sa vaatad palju terrorism reaalselt maailmas inimesi tapab versus mingite vähkide ja muude elustiili haigustega, no see on köömes. Seda, see number on täiesti siuke naeruväärne. Ülekaalulisus. Aga sama. Aga mõtlen, et seda hirmutamise kontekstis, et terrorism on ju see, et nad lihtsalt kasutavadki seda hirmutamist. Ei, seda küll, aga... Teha ennast suureks, et teha ennast nii-öelda mõjuvõimsaks, et inimesed kuuleksid, et jagada oma mingid sõnumid edasi, et värvata inimesi läbi selle, mis iganes on. See USA president on meil ka läbi hirmutamise, ja teine pool on see positiivne, kuidas sa seda ära saad kasutada, vaata, mitte nagu hirmutamist, aga näiteks see, et inimesed eeldavad hästi palju, näiteks, et minu uus ettevõtlus, mis ma teen, on ju, ma seal alustasin ka podcasti, on ju, mul ei ole ettevõttel ühtegi referentsi, aga ma teen podcast'e tuntud inimestega nagu selles valdkonnas, on ju, ja ma panen nende nagu laused enda kodulehele nagu, nad näevad välja nagu soovitused, on ju, need ei ole seal nagu soovitused, aga need on inimesed, kes on hästi respekteeritud nagu kohtades ja kui nad näevad, et nad on minu nagu kodulehel üleval, siis paljud eeldavad, nad teed koostööd nendega. Ei, ma ei tee koostööd, ma teen podcast'i, aga ma kasutan seda ära, et ma nagu lähen nende nagu tuules vaata kaasa, mis on jälle siuke tore, et sa saad seda nagu positiivselt ka nagu enda jaoks tööle panna, siukeseid nagu, sest inimesed eeldavad hästi palju, ongi, et Džingis Khanit eeldati, et ta tapab meid kõik ära, vaata, kui me alla ei anna, on ju. Et samamoodi ka positiivselt, on ju, kui ma näiteks teen pildi Michael Jordaniga, on ju, siis paljud eeldavad, ta tunneb Michael Jordanit ja ta on mingi hästi mõjuvõimas tüüp, on ju, tegelikult äkki ma lihtsalt juhuslikult täiesti lambist mingi sain sellise, aga see eeldused on need, mis meis nagu tekitavad hästi palju, ja terrorismiga samamoodi eeldused ja need asjad, et inimesed eeldavad mega palju kõikidest asjadest, mida tegelikult ei ole vaja, aga seda saab positiivselt ja negatiivselt ära kasutada. Eelduste kohta ongi mingi lause ka, et vaata, mis oli? Assumption is the mother of all fuck-ups. Täpselt. Ja ta on. Ma olin, siis kui ma startupi alustasin ja ennem seda ja sinna maailma kõige suurem eeldaja. Ja mul oli niisugune, ma olen seltskondi, ma olen see, ma pean alati nagu rääkima ja vaikus tekitab minu siukest
piinlikku ja mul on tunne, et ma pean kogu aeg midagi seda vaikust täitma, vaata, mul on kogu aeg kuulama muusikat ja niimoodi. Ja siis oli ka eeldustega see, et millegist räägiti, millest mul oli taimu ka, ma pidin sõna sekku, et jaa, kuulge, see töötab niimoodi täpselt, on ju, ja see on kohutav tegelikult. Et tegelikult ma ei tea, et sa annad valeinformatsiooni teistele. Okay. Et selles suhtes on nagu see, et ma eeldan, et ma tean seda, et siis ma räägin sellest tegelikult see, mis mu eeldus oli täiesti vale, vaata. Ja nüüd ma olen hakanud ütlema, kuule, ma eeldan, et see läheb niimoodi ja niimoodi. Et nüüd ma ütlen kogu aeg ette seda, kui ma ei tea, ma ei ole kindel, siis ma ütlen, et ma eeldan, et see on niimoodi, aga ma ei tea, et uurime järgi. Et anda nagu inimestele ei tekiks sükest tunne, et okei, ta võib-olla teab täpselt seda asja või midagi sükest. Et see on, ma arvan, et see on nagu hästi-hästi oluline asi ja eriti suhtluses, kui sa räägid kogu aeg, neid eeldusi me teeme nii palju, et ja sellepärast mulle see circling ka nagu meeldib, et sa näedki, kuidas teised nagu ausalt suhtlevad, et sa õpid ise ausalt suhtlema ja võtadki neid eeldusi maha, sellepärast, et me eeldame nii palju ja ma ei julge küsida äkki mingeid asju. Äkki, et kuule, Mikko, miks sa sükest asja teed, on ju. Et ma ei julge küsida, aga ma näen, sa teed sükest asja, siis ma eeldan, nagu, et ta naudib seda. Aga tegelikult, kui ma küsin, siis tuleb välja, et ei, sa ei naudi, sa teed seda mingi muul põhjusel hoopis. Et seal on nii palju asju. Millest võib rääkida, vaat. Kuule, aga sa ütlesid enne huvitav asja. See on üks asi, mida ma ise praktiseerin hästi palju, on see vaikus. Sul ei meeldi vaikus või sa kardad olla vaikuses. Mis värk sul sellega on? Kui ma ei teaks. Ma arvan, et julge üksi olla. See on, et kogu aeg on meil, ma tunnen ka ise seda enda puhul, et vaata seda meil on, sellepärast ma sinu, nagu, mis sa teed ja toimetusi, et hästi nagu austan ja jälgin, et oledki nuputelefoniga ja käid nagu ilma elektroonikata ja siis on ju, võtadki rahulikult, võtad nagu täiesti vaikuses oled ja käid jooksmas täiesti vaikuses mitmeid tundi. Minu jaoks on see hästi raske, et ja miks see raske ongi see, et meil on telefonid, meil on läpakad, meil on kõik need asjad nagu ümber ringi, nii lihtne ongi ja mul on praegu ongi siuke, et sest kogu see startupi teemaga see viimased niimoodi, et ka ei teadnud täpselt, mis teha, on ju. Et nii lihtne on minna sellesse staadiumisse, et vaatad mingi terve päev YouTube videoid ja siis ongi päev läbi, järgmine päev ärkad üles, sa paned jälle ja siis aeg lihtsalt lendab ja nii lihtne on vaata ja sa ei peagi mõtlema ja sa ei peagi iseendaga üldse tegelema ja sellesse nagu olekusse minna on nii lihtne või siis terve päev vaatad Instagrami on ju või siis sa oled Facebookis siis terve päev ja sa chatid sellepärast, et ja otsidki inimesi, vaatad, kes on online, et chatima on ju, tema ei chati, okei, võtad järgmise ja niimoodi lähebki päev mööda, vaata, ja sa tee neid asju, et see on nagu nii lihtne. Aga see, et üksi olla, vaikuses olla, oma mõtetega selgeks saada, see on tegelikult mega raske, sest kui sa mingi 5 minutit oled niimoodi, siis sa mõtled kurat, et mis nüüd, et tahaks nagu midagi teha, kas on normaalne ja seda ma ise nagu praegult nagu ka vaikselt nagu harjutan, et ma ka kui ma siin metsas nüüd vahepeal käin jooksmas on ju, ma ei võta mingisuguseid kõrvaklappe ega mitte midagi kaasa, et ongi siuke pool tundi, 40 minutit vaikust on ju ja ma pean seda veel nagu parandama, et ja ma tõesti proovin seda, et üks päev ilma nagu läpatka telefoni ja mitte minegita nagu hakata ka nagu nädalas korra võtma. Et see on jälle asi, mida ma räägin, ma pole veel teinud, on ju, aga ma tunnen, et seda on vaja vaata. Et see on nagu minu selle üksikkusega. No miks sa kardad seda nii väga? Ma arvangi iseendaga tegelikult, puhtalt iseenda, et hirmud nagu, et kardad enda mõtteid? Iseennast, et täpselt, või see igavust umbes või et siuke nagu tunne on, et nagu kogu aeg peaks midagi tegema või ei oska midagi teha, vaata. Et ongi see, et oled kodus, et nagu, või oled kuskil, et siuke tunne on nagu sa pead kogu aeg tegutsema. Või kogu aeg peab mingisugust asju, et lihtsalt sama istud, siis hakkab igavne. Been there, done that. Ja. Mul oli sama, et no üsna pikalt ongi, ühesõnaga, ma olen selline inimene, kellel on hästi kõikuv energia. Ehk siis mul on mingisugused perioodid, kus ma olen hästi produktiivne. Ehk siis ma suudan mingi paari nädalaga teha ära mingisuguse töö, mingisuguse ülesande, mida suurem osa inimesi teeb, ma ei tea, kuid, 2 kuud, 3 kuud, mis iganes. Ja siis mul on mingisugune periood, umbes sama pikk või natuke pikem, kus ma lihtsalt võingi vaadata valget seina ja lihtsalt olla ja mul ei tule mitte ühtegi mõtet ja ma olen täiesti puudub igasugune produktiivsus. Ja kuskil ma pakun pool aastat tagasi natuke rohkem, ma lõpuks ameti nagu taipasin või julgesin olla sellises olekus. Mul oli kogu aeg niimoodi, et mul ei olnud ühtegi puhkehetke selles osas, et kui oli produktiivne aeg, siis kogu aeg tegid midagi.
ja siis, kui oli see mitteproduktiivne aeg, et sa ei tunnetanud seda kohta ära ja kuna sa ei olnud väga loov, ei olnud väga produktiivne sellel ajal, siis olid nagu enda peale hästi kuri ka, et ma pean olema produktiivne. Mis kokkuvõttes ei olegi, on ju. Ja siis sa olid enda peale närvis, et mis mõttes on ju, ma ei suuda midagi ära teha, on ju kuradi jobu, et mõttetu vend. Ja siis see kuidagi lumepalli efektina lihtsalt kasvas, on ju, ja tekibki see läbipõlemise tunne. Ja täna lihtsalt ongi see, et kui sa tunned, et sa lihtsalt ei ole produktiivne, et sa lihtsalt naudid seda olukorda. Lihtsalt ütledki endale, et see lihtsalt ongi nii. Praegu on selline periood, praegu ongi see nii-öelda energia kogumise aeg ja ma varun energiat selleks ajaks, kui mul tekib jälle see produktiivne periood, on ju, et siis ma suudan jälle hästi palju ära teha. Sest muidu on see, et kui sa sellel puhkehetkel täiega rapsid ennast piinad, on ju, et siis sul tegelikult puudubki energia, et sellel produktiivsel ajal siis endast nagu maksimum anda. Lihtsalt ma tunnen, et seda, vaata, sellest nagu olukorrast nagu välja tulla, lihtsalt selleks peab olema sul mingi see nagu plaan või tegevus, et nagu näiteks ma toon näite jälle näiteks hommikurutiinid ja siuke asi, mis ma tean, et need töötavad. Ma olen siin, kasutasin eelmine aasta, üle-eelmine aasta nagu väga-väga võimsalt oma hommikurutiine. See aasta mul on hommikurutiinid ära kadunud, vaata, et ma hommikul trennis käin, aga siin on mingi 3-4 asja, mida ma pean veel juurde panema, vaata. Miks sa pead? Sellepärast, et ma tunnen ennast palju paremini, kui ma neid teen. Aga ongi see, et mul on telefon ja läpakas on võtnud mul selle nagu, ongi, et hommikul vaatad kiiresti mingi telefonist mingit asja või siis äkki videot saatad tund aega läinud, on ju, vaata midagi siukest, on ju, et mis iganes see ka ei ole, on ju, et aga see ongi nii mõttetu, vaata, et sa seda vaatad, see ei anna sulle mitte midagi juurde, aga ma tean, et kui ma need hommikurutiini asjad ära tegin, ma tundsin ennast palju paremini, näiteks oligi see, hakkasin tegema, see oli eelmise aasta, sügise, septembrist, detsembri, ma tegin 3 kuud kätekõverdusi, iga päev tegin 100 tükki, niimoodi 20, alustasin septembris, on ju, ja detsembris ma tegin mingi 86 järjest, mis on minu jaoks nagu rekorda. Ma ei olnud kunagi nii varem näinud, on ju, nii palju järjest, on ju. Ja see lihtsalt näitab, et 3 kuud järjepidevalt tegutsemist, see viib nagu sihile ja hommikuti ja õhtuti ma hakkasin visualiseerima, et mis mul asjad juhtuvad, asjad hakkasidki juhtuma, vaata. Aga nüüd on jälle see, et ma olen nii palju sellisel mugavuslainel olnud mingisugused tehnoloogia või ongi mingid videod nende lainel, et umbes siuke, et ma tean need asjad, et hommikul asjad töötavad, aga ma ei tee neid. Ja saad aru, sa ajad natuke närvi ja nüüd ongi kurat perset, et ma pean muutma, et ma tean, et need töötavad ja mul on nagu vaja, et panna see asi enda jaoks jälle nagu korralikult tööle ja siis sellest nagu kettast nagu välja tulla, et see on nagu sellest nagu mustrist siis välja tulla see, et oled harjunud seda telefoni niimoodi, et seda ma tean, et ma pean nüüd, kuule, aitab, et see olukord peab nagu lõppema, on ju, et see periood peab nagu läbi saama, et lihtsalt sellest mugavusest ja sellest on raske välja tulla, vaata, see on nagu toitumisega, kui mul on ka terve elu olnud kaaluga väljakutseid, on ju, et praegu on ka, et võtad ikka midagi magusat, on ju, aga see, et nagu täiesti lõpetada seda magusa söömist mingisugune 6 aega või niimoodi, see on väga-väga raske ja need esimesed 3-4 nädalat on juba keerust, aga kui sa sest nagu saad nagu, siis on juba nagu natukene lihtsam, aga ta ikkagi on siuke väga kerge sinna libastuda jälle, vaata. Et ma saan mindset'i lihtsalt teema. Ma olen näiteks toitumise kohta, ma olen teadlikult jätnud endale mingi 1 või 2 päeva sisse, kus ma lihtsalt ongi cheat day ja ma lihtsalt söön, ütleme nädala sees, kui sul mingi isu tekib, sa paned selle paberi peale kirja. Niimoodi. Ja siis kui nädala vahetusel, sa vaatad, et mille järgi sul veel isu on ja siis ostad endale, on ju. Et sest ma vahepeal tegin ka niimoodi, et ma mingi 3 kuud tegin mingit toitumiskava aga lõpus need isud ja kõik nagu akumuleerub. Ja siis, kui see mingi 3 kuud läbi on, et siis sa lihtsalt 2 nädalat ma lihtsalt sõin ainult mingit crap'i. Ja siis ma nagu nägingi, et mul on vaja ilmselt vahepeal ka mingit päeva või 2 vähemalt, et lihtsalt lasta nagu minna asjadel, mitte väga mõelda selle peale. Täna ma olen puhtalt nagu toitun enamasti taimetoidu baasil, on ju. Et lihtsalt see taastumine ja kõik on nii palju lihtsam, nii palju kergem. Ma suudan näiteks rohkem süüa, aga samas kõht ei ole nagu väga täis või ei ole punnis, on ju. Et lihatoit on selles mõttes natuke raskemini seeditav on ja mul on endal nagu raskem pärast olla. Et ma olen proovinud võimalikult palju seda nagu
oma toitumisest jah, nagu välja kattida. Ja ei, see on väga hea, et ma ise proovin ka siin niimoodi paar päeva nädalas, kus ma söön liha, aga mingi 3-4 päeva ei söö või noh, ma söön kanaliha näiteks, on ju, et siuke nagu lihtsam. No igatahes ma proovin ka häkkida ja nüüd ma tegin geenitesti umbes, et lasin teha, et ootan tulemusi, et mille vastu mu keha nagu võtab paremini vastu ja mitte midagi, siis mul on siuke plaan, et kui ma saan nagu sealt need kätte, siis ma prindin selle nimekirja välja, nimekirja nimeks ma panen, et ma olen allergiline või ma suren ära, kui ma neid toite söön, vaata. Et ma hakkan iseenda nagu mindset ja ma panen selle kööki ja ma panen selle kuhugi nagu teale, et ja kui ma kuhugi lähen, siis ma ütlen, ma olen allergiline näiteks nende asjade peale, et see nagu, kuidas ma ütlen, ma tahan tekitada endas seda mindsetis nagu selle, et negatiivse nii-öelda väljandi selle nagu toidu suhtes, vaata, et kas on suhkur või see on mingi nisujahu või niimoodi, et hakata rohkem nagu, et seda, kuule, mul ei ole vaja seda, et ma olen allergiline ja näiteks allergiline on minu arvates hea, et ma võin seda vahest süüa, nagu ongi cheat day või midagi siukest, aga muidu, kui ma söön, siis kui ma liiga palju söön, siis ma suren ära. Mis on ka nagu õige tegelikult, sest ülekaalulise alla tegelikult sureb hästi palju inimesi, vaata, maailmas. Ja ma arvan, et see on nagu väga-väga suur probleem, üldse suhkur. Ja see, kui selle ma ise lähen selle teema peale, sa ei too seda, aga kuskil ma vaatasingi seda. Järelikult on südamel sul vaata. Ja ma vaatasin dokumentaari ka sellest suhkrust ja kõigest sellest, et tal on samad mõjud nagu on heroiinil ja kokaiinil ajus, vaata. Et samasugused nii-öelda näitajad, et seda nagu selle MRI või selle all vaadati ja see on legaalne ja siis heroiin ja kokaiin ei ole legaalne. Et ta on tegelikult sama hull asi, vaata. Aga me näeme seda, et ta ei ole nii ohtlik, on ju. Ja siis mulle nagu käib natukene pinda meedias see, et näiteks see on väga traagiline asi, kui näiteks mingi jalgpallur, mingi noor 19 või 20 või 25 aastane saab südameataki nagu mängu ajal, on ju, ja siis öeldakse, näed, sport on nagu halb, et profisporti ei saa teha, et näed, inimene sai, vist eelmine aasta vist 3 või 4 tükki sportlast sai ka kuidagi oodatavalt palju, aga miks ei räägita sellest, kui palju iga päev sureb ülekaalulised ja diabeedi alla inimesi, see on minu, kuule, see on lobi. Ei, ma mõtlengi seda tasakaalu nagu ei tehta, et tegelikult kui see nagu käiks, see oleks nagu päris metsik nagu, mis tegelikult toimub, noh. Et nii palju inimesi läheb selle kaalu ja no ma ise olen ka nagu kaalun rohkem kui vaja, on ju, aga ma tegelen selle ja ütlen, aktiivne liikumine on see, mis toob väga palju juurde ja nagu ma ennem ütlesin, ma läksin ka grupitrenn aitab nagu metsikult hästi ja mulle väga meeldib ja see panebki mind rohkem liigutada. Ja ma olengi endal tekkinud sellisele nagu selle sise selle, et need inimesed nagu loodavad mu peale või nagu, et mis see loodavad ei ole ka nagu ma tekitan ise endast süümepiinu, kui ma ei lähe, vaata. Et ma tahan nendega koos ja ma pushin täiega ja selle võttes on nagu, annab väga palju juurde, vaata. Et see on nagu sellest teemast. Mul endal on sama, et praegu ma teen üksi trenni kogu aeg. Käin ujumas üksi, käin jooksmas üksi, sõidan rattaga üksi, et ei käi grupitrennis on, et ma oktoobris lähen ka. Et natuke ongi, et saada selles ringkonnas esiteks tutvusi juurde, sõpru juurde, automaatselt sa saad ju seda teadmisi ja know-how'd saad juurde, on ju. Ja teiseks ongi see, et lihtsalt teha teistega koos natukene, võrrelda endast teistega, õppida teiste pealt, kes juba nagu, kes on sellel tasemel, kuhu sina tahad jõuda. Et ongi, et kui sa oled ruumis kõige targem inimene, kõige tugevam inimene, kõige osavam inimene, siis sa oled vales ruumis, on ju. Et kuidagi, et panna see sama väärtus või põhimõte nagu kuidagi praktikasse ka. Ja pluss sa kuulustunna. Ja, no see on sama see põhivajadus, on ju, inimese põhivajadus. Ja ma arvan, see on hästi oluline, et see on ma arvan, me alahindame seda, aga seda on tegelikult väga vaja. See on tõsiselt oluline. Just see, et sa oled väärtuslik ja just nagu, ma ütlengi praegu, et on siuke, mõtled, kui olen mingi 80, on ju, et kuidas siis nagu seda, et kui sul ei ole näiteks perekonda või kui sul ei ole nagu sõbrad on juba läinud, on ju teisi ilma või mis iganes, on ju, et kuidas sa siis nagu seda väärtuslikku tunne, sest ma praegu vaatan, ma käin hommikuti siin jõusaalis ja ma vaatan neid 70, 60 ja 80 aastased vanad tädid või onud, nad käivad, kõik on nagu enamus neist mingi 95% esiteks on tugevalt ülekaalus, nad käivad lofa ringi ja siis ma vaatan, ma ei mitte kuidagi ei taha olla sellises vanuses. No see on nagu kohutav tegelikult, et ma olen mingi 60 või 70 ja ma kaalun mingi 40 kilo pluss, on ju, normaalkaalust, on ju. Kõik kohad valutavad, kõik asjad oigavad, et mis kuradi elu see on.
et ma arvan, et 70-selt see ei ole, et elu on läbi siis või 80-selt tegelikult ei ole, ma arvan, et kuskil võib-olla minul on plaan mingi 105-110-seks elada, vaata, et aga... Kas teed nii kaua? No vaata ongi podcast'e, mastermind'e, startup'e, ettevõtteid, et sellepärast ma praegu nagu ongi lähen jälle ettevõtluslainele, et tekitada endale nii-öelda jälle siuke pinnas, kapital, kus iganes, millega ma saan hakata startup'ile väärtust ja see ongi see pidev ise äraräng. Ja ma mõtlengi seda, et 90-selt või 100-selt või mis iganes ma olen, jumala äge oleks podcasti teha, noh. Ja kuradi vale hambad suus ja mingid pooled sõnad ei tule välja ja mis iganes, aga vahet ei ole, aga ma arvan, et ma suudan nagu ikkagi piisavalt väärtust nagu luua ja isegi kui mina nagu seda väärtust loo, siis need inimesed, kellega ma räägin, nemad loovad jälle väärtust, ja siis ma olen jälle siuke kuuluvustunne, vaata toone, mul on mingi mõnikümmend kuulajat, on ju, ja näed, et kes teab, mis siis kuradi maailmas on ju toimub, on ju, et aga ma näen, et see podcastimine või see selline, mis iganes, kuidas areneb, on ju, et see on asi, millega ma näen, et ma saan tekitada endale selle kuuluvustunde jälle ja sellise väärtusliku tunne, pluss ma arvan, et mastermindid ja kogu siuksed grupid on asjad, mis ma kindlasti rohkem teen. Mis mastermind? Mis sa seal mastermindid, ma praegu ka nagu alustan selle, hakkame tegutsema mastermindiga, aga point on siis see, et võtame mingi 3-kuulised eesmärgid, paneme kirja ja hakkame neid ellu viima ja see on jälle siuke, paneme gruppi inimesi. Nagu. Ja, ta on gruppi inimesi, kõik panevad ise endale eesmärgid, on osaliselt, on jah nagu coaching, aga see on jälle siuke grupiviisiline tegevus. Ja kui ma olen mingi 80 või 90 või 100 on ju, jumala äge on ka ja siis võtad endale noored. Sa ei võta endale teised 80-90, ei, sa võtad endale 40, 50, 30 aastased sinna juurde ja ongi, kui keegi ei maksa selle eest, et tasuta, noh, et kuulge, ma teen sihukest asja, sul on nagu väike kogemus on olemas, sest ma tunnen, et see vaimne ja see kuuluvustunne ja see asi, see läheb kogu aeg ainult nagu olulisemaks. Ja mida rohkem meil tehnoloogiat tuleb, seda rohkem on just neid nagu selliseid kokkukuuluvuse gruppe ja neid ainult vaja ja vaja. Et see on minu enda nagu sisetunne, et ma näen, et seda sotsiaalmeediat inimestel on vaja, et teha teistega koos ja ma leian, et selline oma nagu see elukogemuse nagu edasi andmine, kas ma siis tulen mingi kepiga või ratastoimis või kus iganes või ei kujuta ette, kuidas see käib või kõik virtuaalselt on ju. Et see on kindlasti asi, mis nagu aitab mind jälle, et näe, ma olen väärtuslik. Teised inimesed, ma teen teistele head, ma annan nagu kogemusi edasi, ma nagu õpetan neid ja ma näen, et nad kasvavad. Et see annab minule jälle elujõudu vaata. Et see on minu jaoks nagu hästi, hästi oluline ja seda ma olen mõelnud. Aga mis see väärtuslik olemine, miks see oluline on? Ma siis mõtlesin enda pealt ka nagu, et ma tean, et mul on see tunne olemas, et ma nüüd tahan olla väärtuslik, ma pean olema väärtuslik, aga ma ei tea, kus see tunne tuleb. Ma ei saa aru sellest. Ja tihtipeale mõtledki, see muutub nagu natuke rusuvaks, et justkui jälle see produktiivsuse teema on, et kui sul on mingisugune siuke madal periood, väga ei viitsi midagi teha, väga ei ole tunnet midagi teha, et siis sa tunned ennast nagu halvasti, et sa tunned, et sa ei loo piisavalt väärtust. Ja ma ei ole suutnud aru saada, kus see väärtuse loomise mingi vajadus tuleb. Vaata, ma seda sõna vist nagu kasutatakse ka hästi palju, et loo väärtus ja kõike siukest asja, et see, ma tunnen ka, et hästi palju ja kui ma startupis olin, siis ma väga palju ei teadnud, kurat, mis see väärtus üldse on, vaata. Et kuidas ma loon või, aga näiteks see, et sa seda podcasti siin juba teed, see on juba väga tugev väärtuse tegemine tegelikult, et seda minu jaoks on ka nagu, et ma teen ühe osa, kuulab seda ükskõik kui palju, isegi seda kuulab 2 inimest ja kui üks nendest inimestest sai sealt midagi siukest, et mis aitab tal edasi minna, aga ma sellest teada ei saa, aga ma eeldan, et saab, on ju, siis see on juba tegelikult väga suur väärtuse loomine ja sa mitte kunagi ei tea, kuhu see järgmine või see inimene nagu võib minna, et on, ja sellepärast mulle podcasting ja kõik siuke asi ongi, et sa kunagi ei tea, keda see inspireerib, vaata, ja sellepärast see on nagu minu jaoks nagu siuke väärtuse, kus see tuleb. Mina jaoks olengi jälle see võtnud, et kõik, mis ma teen, on ju, et ma proovin midagi endast nagu maha jätta, midagi positiivset. Et see ongi nagu see, kus minu see nagu see miks on. Miks ja kus see väärtus tuleb, ongi see, et ja sellel on see ka, et see on siuke egotistlik nagu tegevus. Kui ma sind aitan, siis sinul on hea ja minul on hea. Üks on see, et sina said edasi ja teine on see, et mina nägin, et minust oli kasu. Et see on siuke topelt efekt, vaata. Ja alati näiteks USAs oli ka hästi lihtne siuke uuring, et kui sa ostad ise endale jäätist, on sul hea olla, aga kui sa ostad kellegi teisele jäätise, sul on veel parem olla.
sellepärast et dopamiini laks, mis sa saad sellest, on nagu hästi-hästi võimas ja ma ütlengi, nüüd see ei tähenda, et peab kõike mingi raha ja varandus ja kõik ära jagama, et loome väärtuse. Ei, et aitab juba see, kui sa ütled kellegile mingi ilusa komplimendi, aitab juba, see on juba väärtuse loomine. Kui sa kellegile naeratad, see on juba väärtuse loomine. Kui sa kedagi kuulad, sa lood väärtust, sa kuulad seda inimest, et ma leian, et need on nagu nii palju erinevad väiksed aspektid ja sa ei pea, et ongi see, et näiteks, et ma istun terve päev kodus, mitte midagi ei tee, et ma ei loo piisavalt väärtust. Ei, sa lood väärtust ise endale. Et sa puhkad, sa saad energiat rohkem ja üks asi ka, mida ma olen ka nagu, ma esinen ja kuskil ma alati nagu proovin ikka mainida, et number 1 inimene elus oled sina. Et kui sa ise enda eest ei hoolitse, siis sa ei saa teiste eest ka hoolitseda. Et see ei ole nagu siuke egotistlik teema, aga sa pead sellest aru saama, sest nii paljud inimesed ei hoolitse ise enda eest. Et meil on nii lihtne teiste eest hoolitseda, et siis ütle, ma pean nüüd sinna minema, seda tegema ja seda tegema ja seda tegema, aga kuna siis endaga tegeled ja see ongi see üksik olemise ja see kogu teema vaata. Aga seal ongi see teema, et kui sa teistega tegeled, sa võtadki võimaluse ära endaga tegeleda. Ehk siis sa lood endale selle illusiooni, et ma nüüd aitan kedagi, et ma teen jubedalt nagu head, aga samas sa endaga ei tegele mis iganes põhjusel, on. Et kas sa ei julge enda tunnetega tegeleda, enda mõtetega tegeleda. Et kuskil see konks on. Ja kõige raskem, vähemalt mina näen, et kõige raskem ongi teha mitte midagi ja tunda, et sa sellegi poolest lood väärtust. Et mis iganes põhjusel on. Näiteks trenni tegemine, ma valmistun võistlusteks, mul on 24 augustin järgmine võistlus, Triathlon Estonia. Ja ma olen praegu võtnud endale selle eesmärgi, et ma pean magama ikkagi võimalikult palju. Et näiteks vahel ongi see, et mul natukene kehvem öö, magan kasvõi mingi 4 tundi ja siis ma lihtsalt hommikul reaalselt ma ei lähegi trenni. Ja ma teadlikult võtangi näiteks endale trennivaba päeva, mõtlengi, ma pean puhkama ja ma tunnen ennast hästi, et ma nüüd puhkasin. Et see on nagu selline huvitav mingi uus asi, mis ma olen õppinud, mida ma varem näiteks ei osanud teha. Varem oli see, et kui ma tundsin, et ma ei lähe trenni, siis ma nägin, et see on juba negatiivne kohe või ma juba nagu kaotasin ja ma ei suuda enda tulemust ära teha sellepärast, et ma nüüd ei läinud trenni. Aga ei suutnud näha seda, et kui ma ei lähe trenni, et võib-olla sellest on üldse rohkem kasu. Et ma olen puhanum, et näiteks järgmine päev on mingisugune trenn, ma suudan palju efektiivsemalt seda teha, ma suudan mingit lõike kiiremini joosta, mis iganes teha. Et seda on raske näha, et kui sa mitte midagi ei tee või kuskil nagu elus rukkisse paned, et sellest on tihtipeale rohkem kasu kui see, et kõik asjad õnnestuvad ja lähevad plaani kohaselt. No näita mulle üks inimene, kellel on kõik asjad õnnestunud, et esiteks on see asi, et ma arvan, et mitte ühtegi inimest ei ole maailmas. Et võib-olla see, kes on just vast sündinud, tema on õnnestunud, tuli nagu maailma ja puhta lehene, ma arvan, et see on hästi tugev oskus, et just seda, ma arvan, et mina ise nagu tunnen, et see on siuke, et sa näed seda suurema pilti vaata. Et sa ongi, et kui ma täna puhkan, siis ma olen palju nagu tugevam ja sa oskad seda nagu juba, kuidas võtta sisse planeerida ja ennast nagu kuulata, et ma arvan, et see on nagu vähesed oskavad siukest nagu oskust nagu, et see on nagu päris äge nagu. Teistpidi on raske ära tunnetada, et kus on see laiskuse piir, et ma nüüd ei viitse minna või ma reaalselt tahan täna taastuda, et ma ei tunne ennast kõige paremini ja ma teen homme seda. Et selle piiri tunnetamine on siga raske. Ja ma siiamaani panen suht tunde pealt, et vahel sa lihtsalt ei saagi aru, et kas sa nagu lihtsalt ei viitse, tahaks mingit telksi vaadata või midagi, või mul ei ole telekat. Aga või asi reaalselt ongi niimoodi, et ma nüüd reaalselt tunnengi, et ma olen väsinud, ma ei jaksa, ma ei taha, ma ei suuda olla täna nagu tasemel, et siis ma pigem ei tee ja ma teen homme seda asja, kui on parem. Aga ma arvan, see on väga õige nagu lähenemine tunnete pealt. Et vaata, kuna sa just selle nagu ütled, et sa just nagu avastasid, hakkasid märkama, et sa oskad nagu siuke niimoodi teha, siis ma arvan, sa võtadki aega, et sa saaksid aru, kuna on see õige tunne, et kas see on nüüd laiskus või see on nüüd tõesti see, et me peame puhata. Ma arvan, et see on lihtsalt aja küsimus jälle. Kas see võtab pool aastat, kas see võtab aasta aega, seda raske öelda, aga ma arvan, mida rohkem seda teed, mida rohkem siis ennast tunned ja kuulad, seda tugevamaks su see aisting läheb. Ma arvan, see on samasugune treenimine. Minu tunne on lihtsalt see, et just keep going. Et see on hästi oluline. Aga teinekord aitab minule aitab see, et aga teistel, et ma mõtestan selle asja ümber sõnades teistmoodi peas.
et näiteks oli see, et sõna distsipliin. Ma kunagi esimene asi, mis ma assotsiatsioon on distsipliiniga, on sõjavägi. Et kui keegi ütleb mulle, kuule, nüüd on distsipliini vaja, on ju, et okei, see tähendab sõjavägi, see tähendab, et rutiin, see tähendab, et mul elus nagu, ja mulle ei meeldi rutiin ja siuke asi, aga kui ja see oli nüüd Siim Landiga, mis tuli, me arutasin temaga seda asja, et kui sa distsipliini jälle nagu tükkideks võtad, mis tähendab distsipliin, kui sa oled distsiplineeritud oma kehaga, sa sööd õigeid asju, sa oled tervislikum. Kui sa oled distsiplineeritud oma ajaga, saad kokku inimestega, kes on positiivsed, kes aitavad sind, kellega sul meeldib olla. Sul on ju palju parem keskkond, kus sa oled. Kui sa oled distsiplineeritud oma rahaga, kulutad sinna, kuhu vaja, mitte see, et täiesti lambist, siis sul ju tegelikult on ka rohkem aega. Nii et sul on parem tervis, paremad sõbrad, rohkem raha, rohkem aega, et siis on nagu distsipliin ju tegelikult päris hea asi ju. Ja niimoodi saad ükskõik millega teha, et kas see on laiskus või kas see on nagu mugavus või kas see on midagi siukest. Ja kui sa niimoodi, ma tean, et ühel sõbrannal ma aitasin ka, et ta oli meeldinud, ta on muidu esineja, aga ta oli meeldinud videosse nagu rääkida. Ja siis samamoodi vormistasime selle mõtte ümber, et okei, aga mõtle, sa räägid oma lapsele, et sind enam ei ole, et mis oleks need soovitused. Kaamera tööle, põhimõtteliselt võib 3 päeva järjest rääkida siis, et lihtsalt see eesmärk muutub teistmoodi, vaata, kui see nüüd loogiline oli, et siis sa tegelikult teed neid asju hoopis teistmoodi. No sa ei mõtlegi sellele protsessile, sa mõtled väärtusele või mida sa nagu pakud või mida sa edasi tahad anda, et see ongi see mindseti muutus, jah, see on see miks, et kui sa mõtledki selle protsessile, et kui mulle nüüd ei meeldi, ma ei tea, mulle ei meeldi mikrisse rääkida näiteks, ja siis sa keskendudki sellele ja reaalselt, siis sa mõtledki, et ma ei suuda mikrisse rääkida või ma ei taha mikrisse rääkida, et mingil põhjusel mul hääl on kole või ühesõnaga mis iganes on, või raadio on koledatel inimestele või ühesõnaga mis iganes sind tagasi hoiab, on. Et siis, kui sa mõtled sellele väärtusele, siis sul ongi, savi, et see mikker siin ees on. Mul on mingi sõnum, mida ma tahan edasi anda ja ma teen selle ära. Et see, kas see mikker on siin või ei ole, zero fucks given. Täpselt, jah. Ja lihtsalt see mindseti muutus sinna saada, see on hästi oluline. Ja siis ongi, kui sa sellega ära harjud, siis hakkab mõistus niimoodi, okei, et mul on see sõnum, kuidas ma saaksin seda veel nagu 10 kordistada, et kuidas mis on see järgmine koht, kus ma saaksin, näe, siin ma teen seda podcasti, aga mis oleks see järgmine samm või kuhu ma saan minna. Ja need hakkab tulema, et äkki loen telekasse, äkki ma kirjutan, äkki saab sinna kuhugi, äkki rahvusvaheline, äkki tuleb mingi rahvusvaheline podcast, on ju. Ja siis see läheb ja siis see mõte hakkab tööle, täpselt sama on selle distsipliini või mis iganes, kui see on, et kui sa kuskil midagi rakendad, siis hakkabki nagu rohkem ja rohkem nagu selle peale mõtlema ja siis sa hakkad seda rohkem kasutama. Distsipliin on, tegelikult see on päris hea näide, mis sa tõid, et see on niisugune suhteliselt suur mõiste, ta hõlmab enda alla jumal teab mida. Ühesõnaga, see on hästi suur amps, mida kohe võtta, et ma nüüd olen distsiplineeritud, mida see tähendab. Kui sa niimoodi ütled, see tähendab, et see on põhimõtteliselt kõikides elu valdkondades. Hommikul ärkad täpselt sama kell, söön korralikult, mis iganes, teen trenni, blablabla, loen raamatut, kuulan podcast'e, kuulan audiobukke. Et see hõlmab hästi palju erinevaid aspekte. Aga kui sa ongi tükeldad selle enda jaoks ära, et siis nagu need väiksed tükid, väiksed ampsud on palju lihtsamini söödavad. No mõtle näiteks enda viimast suurt enda saavutust või sükest ärategemist oli see Otepää Ironman, poolik distants, ujumist 1,9 kilti, ratast 90 kilti ja poolmaraton 21,1 kilti jooksu otsa. Et kui ma mõtlesingi selle kogu distantsi peale, see oli äärmiselt hirmuäratav. Et enne võistlus, kui ma üldse peale läksin, siis ma mõtlesin, et mul trennid olid siuke nii ja naa, ettevalmistus oli siuke veits konarlik, mis tähendas seda, et ma olin ühe korra ujunud kokku sellise distantsi nagu 1,9 kilti. Ratast ma olin kõige rohkem sõitnud 2,5 tundi, mis oli kuskil 20% vähem kui seal võistluse distants oli, ehk siis ma ei olnud sellist distantsi sõitnud. Ja siis otsa veel jooks, ma olin kõige pikema jooksu teinud, oli mingi 1,5 tundi teinud. Ehk siis ma teadsin jälle, et kuskil 23% vähem, kui võistlusel peab tegema. Ja siis sa lihtsalt tegelikult ongi, et kuidas seda endale mõnusamaks teha või kuidas mina seda tegin. Et see ei pruugi alati töötada, aga minu puhul töötas. Ma tegin ta väikesteks juppideks. Ma ujusin näiteks poist poini. Võtsingi, et järgmine poi, see oli mingi 100-200 meetrit, ma isegi ei tea, mis see täpne distants oli.
ja ujusid järgmise poini, võtsid nii, järgmine poi. Ja niimoodi läksid poist poini. Rattas oli samamoodi, et mul olid iga 20 mintsi tagant oli joogipaus, mitte paus, aga see võtsin juua. Ja iga 30 minuti tagant võtsin kas siis batooni, on ju. Ja täpselt ongi, ja lähedki ainult selle 20 või 30 minuti haaval. Lähed edasi. Jälle, väiksed tükid, on ju. Ja lõpuks oligi see distants oli suhteliselt kiiresti sai otsa. Ta oli küll väga ebameeldiv, on ju, aga ta sai ikkagi nagu kiiremini otsa, kui ma oleks võtnud, et mul on vaja sõita mingi 3 tundi või natuke peale. Ja jooksud samamoodi. Joogipunktid iga mingi 3 kilomeetri tagant. Et siis ma teadsin, mul ongi kuskil 18 minutit äkki. 18-20 mintsi ma jooksen seda vahe. Ja võtsid täpselt jälle üks joogipunkt korraga. Et ongi lihtsalt teed väiksemateks tükkideks kogu selle suure pildina. Ja ma arvan, see on hästi oluline. Ja see on hea näide, et just selle triatloniga tõid, vaata. Et see on nagu, ma mõtlen, see on väga hirmuäratav, on ju. Aga ma olen seda enne ka kuulnud, üks teine sõber mul ka, kes tegeleb sellega, et samamoodi, et ujumine, et ma ka ei kujuta ette, kuidas see nii pikka distantsist ütleb ka poini. Et nii on kõige lihtsam. Sa ei mõtle sellele pikale, vaid sa tead, et sa peab mingi 10 otsa tegema, on ju, ja siis panedki üks ots ja siis teine ots ja ikkagi minu jaoks tundub see väga ebareaalne, aga tead, väga lahe, kui tehakse, on ju. Et kes teab, äkki ma 70-selt hakkan ka tegema. 70-selt, jah, kunagi pole hilja. No absoluutselt, on ju, et mul mõni aasta üle ka on, et seda tea, aga see just näitab jälle ja see on igas, ma olen seda näinud ka teistes valdkondades ka ise, ma pean rakendama seda oma ettevõtlusega või mis iganes sa teed, et hea on, kui sul on see suur eesmärk, et ongi, teed selle triatloni ära vaata. Aga siis ongi, et mida ma pean iga päev tegema selleks, et seda ära teha, siis võtad nagu päeva haaval ja vaatad, korrigeerid, et kuidas need päevad lähevad, et see nagu aitab, see on nagu tõsiselt lihtsamini ära söödav, kui sa nüüd mõtled, ma pean nüüd iga päev 30 kilomeetrit jooksma või mis iganes see on, et selle tulluks ära. Et öeldakse ka, et elevanti süüakse väikeste ampsudega, et aga siis ma ei tea, kes elevanti tahab süüa, aga ta töötab jah niimoodi. Ei, see teeb jah kõike nagu oluliselt lihtsamaks. Et ujumise puhul, mis ma veel tegin, oli näiteks see, et ongi, muidu tõmbad või hingad üle 2 tõmbe, siis vahepeal hingad üle 3 tõmbe ja lihtsalt kuidagi muudad mingeid väikseid osasi kogu selles protsessis, et teha nagu või tuua mingit uudsust nagu sisse. Et see teeb jah kõike nagu oluliselt lihtsamaks. Hästi mõnus. Ja teine asi on see rutiin ja järjepidevus. Et need on järgmised 2 sihukest sõna, mida väga paljudele ei meeldi. Et rutiin tapab ja rutiin ei ole hea ja see tegelikult rutiin on super hea. Ja rutiin just enda, et hommikurutiin või õhtune rutiin. Et näiteks sa hakkadki iga hommikuti sellega, et sa mõtled päeva läbi, mille sa tänulik oled või sa samamoodi hommikuru ja õhtune rutiin, arvatavasti enamus inimestel on see, et sa pesad hambaid või käid duši all, see on juba hommikurutiini osa, aga sinna lihtsalt mingi paar asja juurde panna ja sul ongi, et mul meeldib ka see ütlus, et võidad hommiku, võidad päeva, vaata, et see on nagu sinu see, kuidas sa alustad, et kas sa astusid vale jalaga voodist välja, ei, kogu aeg teedki oma seda ühte nagu sükest head rutiini, et teed see 5 käte kõverdust, on ju, ja siis loed 10 minutit või mis iganes ega ei ole, või teed aformatisme või ütled siuke positiivsed lauseid ise endale, et mis vahet seal on ju, aga see rutiin peaks olemas olema. Ja see on selleks, et sa areneksid ise pidevalt ja sa oleksid selles heas meeleolus, sellepärast, et kui sa näiteks iga päev või iga hommik lehti loed, siis sul on ka rutiin ja rutiin on see, et lehtedest tuleb ainult negatiivset. Väga vähestes lehtedes on midagi positiivset kogu aeg. Kogu aeg on negatiivsed uudised ja see negatiivsed uudised toidavad sinu seda mindseti just negatiivsusega ja sa panedki ainult tähele asju, mis on valesti, sa panedki ainult tähele, mis inimesed nagu näevad ainult kõige hullemat asja või ja see on, ma ütlen, see on juba, oma teema on juba koolist näiteks, et koolis, kui sa teed kontrolltöösi, õpetajad parandavad su tööd ja seal on kõik punasega tehtud, mis sa oled valesti teinud. Ja nüüd on sinu vanemad on käinud, sinu vanavanemad on käinud koolides, kus on täpselt samasugune süsteem olnud.
me näitame neid asju, mis me teeme valesti. Ja see on nüüd see mindset, mis sul nagu peas on kirjas, vaata. Ja mina olen ka koolis saanud seda, et kõik asjad, mis on valesti ja panedki ja sa hakkadki nägema ja siis, kui see, et anname tagasidet, siis me tagasidet anname ka, kuule, näe, see ja see on halvasti. Ja siis inimene hakkab mõtlema, et aga kas midagi hästi ei teenudki. Kuigi see tagaside, mis on, see võib-olla oli mingi 10%, mis oli vale, see oli nagu nii minimaalne, aga me peas hakkame kohe nagu ossa kurat. Nüüd ma tegin neid ja neid valesti, oi jumal, kas mind lastakse lahti või kas nüüd see, tegelikult see oli nii minimaalne, aga seda ei öelda väga paljudes kohtades, kuule, et 80% oli jumala super, et proovi on nüüd seda 20% paremaks saada. Ja koolides ongi, ma tõesti loodan, et me natatakse rohkem just seda tegema, et hakatakse neid asju välja tooma, mis on õigesti tehtud selles kontrolltöös. Et isegi 10%, isegi 20%, mis vahet seal on tehke ümber need ülesanded, mis on õigesti lahendatud ja muuta seda nagu mindseti, et paneme tähele seda, mis on positiivne ja hea, mitte see, mis on paha. Kusjuures ma ei mäleta, mis riigis see oli ja ma isegi ei mäleta, kus ma lugesin seda, aga näiteks politsei reaalselt kirjutas inimesele kiitusi. Võtsidki täiesti teise suuna ja hakkasid inimestele kirjutama, et mis nendel näiteks hästi, tuled põlesid ala tublina, tuled põlevad, turvavöö oli kinni. Palju õnne. Super ägena. Jumal ägena. Lihtsalt tegid täieliku switchi. Et minu jaoks ongi vaata, kui me võtame seda, et kõik head asjad on iseenesest mõistetavad, siis tegelikult on täpselt, et halvad negatiivsed täpselt samamoodi on iseenesest mõistetavad. Lihtsalt meie ühiskond ongi see, et meedias negatiivsus müüb paremini ja meedia tekitab meil seda negatiivset kõik asju. Oota. See on klassikaline kana ja muna vaidlus, et mis sa arvad, kas meedia loob negatiivset ja meil pole muud midagi tarbida või reaalselt me ise me loeme, me klikkame rohkem negatiivseid uudiseid ja sellepärast meediaagentuurid, ütleme, et siis portaalid, uudisportaalid, raadiojaamad tõstavad esile rohkem negatiivseid asju, sellepärast, et me klikime neid rohkem, me tarbime seda rohkem, me huvitume rohkem skandaalidest või ma ei tea, ühesõnaga mis iganest mõttetust asjast on või negatiivsest, et me huvitume sellest rohkem kui mingitest positiivsetest uudistest. Ma läheksin sellest jälle oma sinna koolidesse ja sinna keskkonda tagasi, sest seal hakatakse juba alpsest peale ju tegelikult pane tähele, mis on valesti. Pane tähele niimoodi ja sul saad seda kogu aeg ja niimoodi tehakse sinu ajupesu 12 aastat põhimõtteliselt. Kogu aeg, mis on valesti. Ja nüüd on kõik need uudiste toimetajad, kõik on käinud samasuguses koolis, on ju, ja see ühiskond on nagu selles suhtes nagu, kui ma ütlen, loonud juba seda, et me panemegi asju, mis on negatiivsed rohkem ja rohkem tähele ja sellepärast loomulikult me klikime ka nende pärast, et need on nagu huvitavama ka, et minul endal on ka uudisimu teinekord ongi, et eriti veel see, et kui kirjutas kellelegi mingi rahakotist või selle, kes kuskil palju teenib, millegi pärast kohe lähed klikid ja see on siuke, ta ei ole küll, ma ei saa öelda, ta on negatiivne, aga mis selles on, sa hakkad võrdlema ennast. Tema on nii palju, minul nii vähe madas ka hakkad. Ja siis need võrdlused ja võrdlused on ka negatiivsed, sest alati on keegi sinust parem. Vahet ei ole, kus sa oled, ainult need, kes on maailma number 1 mingi teatud asjast. Nagu see on see mindseti küsimus. Vaata, see ongi see, kuidas sa vaatad, et kas sa vaatad, et kurat, et tal on ka ja mul ei ole, või ongi see, et tal on ka, et huvitav, mis ta teinud on selle jaoks. Kuidas ta need asju on teinud, on. Ja siis lähed, räägid, küsid, paluta mentoriks või mis iganes. Või see, et tal on nii ja fucking äge, las olla. Ma olen rahul selle, mis mul on. Et seal tuleb see tänulikkus mängu, mis on nagu minu ennast ka väga suurt rolli mänginud. Aga sa pead lihtsalt nagu ongi ja see tänulikkus aitas mind sellest kogu enda mustast august välja tulla. Mind ka kusjuures. Et see on nagu nii võimas asi. See on nagu tõsiselt võimas asi. Sest kui sa kaelani sita sees supled nagu, siis päris raske on näha asju, mis on hästi. Et kõik tundubki täiesti mõttetu. Väga mõttetu. Et kohe tõsiselt ja mitte midagi head ei ole. Aga kui sa hakkad kirjutama, et mul on tänulik, et mul on käed, jalad, silmad, suu, voodi, mul on isegi magamiskoht olemas, mul on katus olemas, jumala hoidku, sul on juba paremini kui kuradi 2 miljardil inimesel siin maailmas läheb, on ju, et sul ei ole midagi nagu tegelikult siis nagu viga tegelikult ja kui sa hakkad seda pidevalt igapäevaselt kirjutama, kurat, see on võimas, see on lihtsalt võimas ja siis sa hakkad nägema võimalusi, mitte probleeme.
ja ma arvan, see on nii fundamentaalne mindset shift, mida on väga-väga paljudel vaja. Ma lihtsalt ise mõtlesingi, et vaata, et me kogu aeg võrdleme ennast kellegi teisega, kes on meist parem. Samas vahel on hea võrrelda ennast kellegi teisega, kes on meist kehvem. Näiteks, sa mõtledki, et su elu on mõttetu, ma ei tea, sa ei suuda mingit väärtust tuua, sa ei suuda teha asju, mida sa tahad teha, ühesõnaga mis iganes. Aga sa ei mõtle selle peale, et reaalselt 25% kogu inimkonnast ei ole näiteks head ligipääsu puhtale veele, puhtale heale toidule, katusalusele, et sellistele jälle põhivajadustele on ju. Et siis samas, mida sa ulud on ju. Ja need on veel luksused, mõtle, palju on neid, kellel ei ole käsi, jalgu, mis iganes nagu silmi, kõrvu, mitte midagi ei ole, et sellepärast see on nagu fucking crazy ju tegelikult, et see, et me vahepeal haigeks jääme ja siis me kurdame, ma jälle haige on ju, kõik on halvasti ja kõik on kohutav on ju, ja siis kui saad nagu terveks, siis sa tunned seda, nüüd on jumala hea on ju, aga me tunneme seda ainult mingi pool päeva või et niimoodi, tegelikult see on fucking iga päev on tegelikult kingitus see, et sa saad nagu oma jalgadega kõndida, sa saad oma kätega teha ja nagu minna, see ei tohiks olla enesele mõistetavalt nagu loogiline. Tegelikult see on fucking luksus. See on tõsine luksus, et me saame siin niimoodi teha. Ja seda mindset ja seda tuleb tänada, sellepärast, et ma näen uksest välja, keegi seda mulle otsa, see ei ole minu süü üldse, on ju, tuleb mingi, kas siis alkoholi tarvitanud või kes iganes on ju, ja ma olen paralüseeritud ja siis ma ei saagi enam mitte kunagi elus äkki käia või näha või kuulda, mis on tegelikult ikka päris nagu rahvvärk, et mitte, et ma loodan, et ma ei tõmba seda asja endale kaela niimoodi on ju, aga samas ma pean olema ja samas, kui see asi minuga juhtuks, ma ei kujuta absoluutselt üldse ette, kuidas ma siis käitun, vaata, kas ma olen siis tänulik. Ma arvan, et mingi aeg ma olen päris nagu pessimistlik kindlasti ja väga siuke kuradi tõre, aga samas see ei aita mind mitte kui kuidagi. Et sellest tuleb aru saada, et mis ma hakkasingi ise endalt küsima, et kui ma nüüd olen see negatiivne see, et kuidas see mind aitab. Kuidas see mind aitab, et ma olen terve päev lihtsalt kodus ja ei tee mitte midagi. Et jah, okei, mul on puhata, aga kui see on juba mitu kuud niimoodi, kuidas see mind aitab, siis tulebki mõelda, mis mind aitaks, mis on mul vaja. Võib-olla ongi see vaja, et ma käin iga hommiku 5 minutit jalutamas või midagi siukest, võib-olla on vaja, et ma lähen kuhugi tantsutrenni või mis iganes see ka ei ole, vaata, et ma pean nagu välja mõtlema, siis ma pean ka nagu tegutsema, et see on nagu hästi oluline. Nad hästi teha. Kuule, aga meil saate hakkab lõppema, et ma arvan, et see oli päris häid mõtted oli siin. Vähemalt mina siin enda jaoks päris palju asju sai seest ära rääkida. Ja, saanud siin. Ja kusjuures alguses mul ütlemata, et kui me esimeses episoodis, 0 episoodis, siis seevahetusena rääkisime, mina, Ottomar ja Kristo rääkisime, et miks me podcasti teeme. Ja Kristo küsis minu käest, et miks ma teen seda. Siis mina ütlesin, et vaata hästi palju on mingisuguseid vestlusi huvitavate inimestega ja näiteks päev hiljem juba sa ei mäleta, mida sa selle inimesega rääkisid. Sul on meeles see emotsioon, et kuule, see oli jube äge vestlus, on ju. Aga näiteks, kui sa hakkad mõtlema, et aga millest me siis nagu täpsemalt rääkisime, sa ei mäleta enam. Ja siis alati, kui ma sinuga kokku saan, siis ma mõtlen, et kurat, et miks ma telefoni nagu lindistama ei pannud, et pärast on jube palju mingeid häid mõtted, vaata, mida kuulata, mida lihtsalt kodus ja jälle pärast nagu läbi mõelda, aga no lihtsalt ei mäleta. Ja lõpuks ma tegin selle ära, et ma sain siia podcasti ja saime selle asja linti lõpuks. Et need tegelikult ongi Indreku meie tavalised vestlused, mida me kuskil lõunatel käies räägime, et see on päris huvitav. Jah, kuule, aga super tänu ja mõtlen hästi tore on siin olla, et ei ole üldse raske saada vaata inimesi podcasti, lihtsalt tuleb küsida. Jah, täpselt. Et see on lahe ja see on ka põhjuseks mina nagu ka nagu neid podcasti ja neid aga seal ma pean tunnistama, ma praktiliselt mäletan kõiki lugusi, mis et kui keegi küsib mul mingisuguse saatekülalise kohta, ma kohe võib-olla ei oska, aga ma mäletan neid lugusid, mis ta on rääkinud seal, et selle võttes on nii äge, kuidas jäävad need inimesed sulle nagu seal podcastidest nagu külge oma mingisuguste mõtetega, et ma siiamaani mäletan oma esimest ongi Ronald Toko on 10 on ju ja Liina Laas, kes tea on teine on ju, mul oligi temaga keeruline teha ja Terje Mander, temaga tegime hingamisarvutusi, kes on podcasti on ju, ta vist 28 on ju.
22. saade Kristi Jõer, kellega ma arvasin, ma teen esimese number 1 saate, aga ta ei olnud nõus nii vara. No, et ta ei olnud üldse, teda nõus saada. No igatahes ma suudan nii kõikide nende vestluspartnerite kohta tegelikult need asjad nagu midagi välja tuua. Ja, sest et nagu siis ütlesid, need emotsioonid, vaata, need nagu jäävad, et see, jah, ma mingisuguse ka neid lõunaid ja niimoodi tõesti ei mäleta ja niimoodi, aga need saated lähevad kuidagi rohkem nagu hinge. Vaat sa oled keskendunud rohkem võib-olla. Et sul ongi see, sa oled locked in, sul on klapid peas, mul on klapid, sul ei ole praegu, aga sa oledki nagu kuidagi keskendunud, et sul ongi see inimene on sinu ees, sa teed seda saadet, sa lindistad ja sa keskendud ka ainult sellele, mis inimene räägib, muud elu justkui nagu samal ajal ei eksisteeri, et ükski auto ei sõida sul kuskil külje pealt mööda, keegi ei paku sulle omletti või keegi ei too sulle kohvi, et see on nagu hoopis teine tunne. Ja see on lahe tunne, et see on nagu hullult lahe ja nii palju stories ja neid tuleb nii, et kõik ka, kes kuulavad, tehke kuradi podcast'e või lindistage, et see annab nagu väga palju juurde. Jah, aga sinuga me peame uue saate varsti tegema, sest Ottomar ütles, et ta tahaks nagu rääkida, nii et. No selge, ootan põnevusega ja loodan, et on midagi lisada siis. Jah, siis pead tagasi tulema. No ei ole hullu. Vot, kuule, aga aitäh sulle kuulajatele, aitäh ja egas muud kui ilusat laupäeva jätku. Nägemist. Selge, tšau kõigile.